Oi, tere! Ei näinudki. Aga jaa, täna teeme jälle trenni, aga teeme teises kohas trenni. Et täna oleme tulnud minu maakodu jõusaali. Ja siin siis teeme läbi trenni, et mina teen tõstmist ja Kaet teeb oma trenni läbi. Okei, teeme väikse tuuri läbi, et mida ma siia kokku olen korjanud ja mis nüüd täna ees ka ootab. Et ilmselgelt algustame sooja ja soojenduse jaoks on mul nii mõnigi asi on läbi heade sõprade tutvuste saadud, kes on ka siin trennis käinud ja on oma panuse andnud, et näiteks selle ratta nagu sain ühe väga hea tuttava käest, kelle endal seda vaja ei olnud, siis sellega saame nüüd sooja teha. Aga kõige alguses siin ruumis ei olnudki mitte midagi muud, kui see oli üks selline kolaruum, ei olnud neid seinu, ei olnud neid põrandaid. Et praegu on see selline korralik man cave, et tegelikult kõik see jõusaali põrand ja kõik seinad, kõik on ära tehtud. Aga esimene asi, mis siia tuli, on seesama kükipuur või poolpuur koos selle kaldpingiga, et täitsa okei asi on, et ei ole mingi kallim firmavärk, aga täitsa okei on. Ja siin juures siis on sellised vanemad, vanakooli kettad, aga ka kaldpink ja siin siis on igasugused asju veel, et kummilindid, TRX, millega saab harjutusi teha, erinevad käepidemed, tõmberauad näiteks selja treenimiseks, et seda selga treenime ka pärast. Et tegelikult see on selline suht okei puur ja see kaldpink on ka selline nii ja naa, aga ta ajab asja ära. Ja lisaks sellele puurile, üks asi, mis meil siia veel ehitatud, kes on näinud, on siis see blokksüsteem, eks ole, et sellega me saame erinevaid seljatõmbeid teha, mida me täna ka teeme. Aga siin edasi vaadata, siis üksjagu on oluline, et kodu jõusaalis, kui oled, et selline, kus ma ütlen, kangide valik, eks ole. Et kangi hoidja, jällegi selline vanakooli kang on siin, siis on selline uuem kang, millega on siis tõstmisliigutusi hakkan tegema. Siis trapbar on samamoodi selline suhteliselt hea hinnakvaliteedi suhtega nii uue kangi kui selle pudopunktist muretsesin endale lühem kang. Lühem kang on väga hea puusatõstete tegemiseks, mida me täna ka kasutusse võtame. Hantlivars seljatõmmete tegemiseks, massaažirull, massaažipall, pehmendus, topispall, lukud, isegi sangpommi on. Ka neidel on tegelikult täna oma kasutus olemas. Siis meil on maas pehmendused, kuhu kangi saab visata maha, ehk siis ei põruta põrandat liiga palju. Reguleeritavad hantlid leiavad kasutust ja see pink tegelikult on nüüd siis ise tehtud puusatõste pink et siin saab Katja täna puusatõsteid ka tegema hakata. Aga nüüd see, mis me siin näeme, on siis spets bumper kettad, väga sellised ägedad kettad. Head paksud, kannatavad põrutamist ja suhteliselt head näevad välja ka. Et need, kus juures ma sain alles eile, läksin ja võtsin ära. Et kohe selline firma või ettevõte on olemas Kratos Fitness, kust ma need kettad ka sain ja ma pean mainima, et nad on hinnakvaliteedi poolest tundub päris hea suhe, et kannatab täitsa teha. Et neid me täna loopima hakkame. Ja kui sellest Kratos Fitnessist rääkida, siis tegelikult, kui me siia tuleme, siis mida nad lisaks nendele ketastele mulle juurde andsid, on hulk nänni. Ehk siis väga äge selline metallist shaker, treeningkummid, mida tegelikult saab panna kangi külge, kettad rippuma, stabiilsust arendada. Täna lähevad kindlasti käiku ka need tõstmisteibid ümber käe. Mis nad veel kaasa andsid? Randmesidemed, kui sulle meeldib roosa, sa võid seda kanda. Teised randmesidemed, jälle Kratos omalt pudopunktist tõste rihmad, hüppenöör, mitte ma seda praegu siin kasutama hakkaks. Kineseteipi ei kasutama kinese eesmärgil, aga selleks, et pakluud kinni teipida, et kang neid puruks ei tõmbaks. Ja kui teid huvitab, mis see huvitav asi on, siis see on talgikuul, ehk siis sellega saab käed kokku teha ja see gripp on siis parem. Ja selline see stuff on, et nendele kindlasti kiitus, et nad niimoodi nänni mulle juurde viskasid peale, et nii Kratos fitness.ee äkki oli ja ka pudopunkt on siis need, kes on andnud oma panuse siis tänasele treeni läbiviimisele.
aga nüüd suurt midagi ei ole, nüüd on vaja ennast valmis panna, soe sisse teha lahti võimelda ja siis saame tõstmist hakata põhimõtteliselt tegema. Soe sisse ratta peale, aga iga tegevuse jaoks on nii-öelda siis oma jalavari olemas, et lihtsalt kui on väntamiseks rattaking olemas, siis saame jalga paremini soojaks, sest ma ainult ei suru alla, vaid me saame ka nii-öelda põlvepainutajatega teist faasi ka kasutada, et saame jala igakülgselt soojaks. Kui on olemas, siis miks mitte kasutada. Tõstmine on päris verine ala, ma olen aru saanud, et alati tuleb jalad kinni ja teipida, et see muidu on jumala kindel, et see tõmbad selle jala veriseks endale. Ehk siis igaks juhuks kohe läheb ta kinni siin niimoodi. Nii. Et selle tõstmisega on see häda, et kõik siusalis käivad, eks ole, käed on rakkus, aga võt, kui seda rebimist tõstmist hakata tegema, siis sul võid need rakud olla, see paks nahk, aga siis ta reaalselt tõmbab puruks selle paksu naha. Ehk siis selle pärast nii-öelda need, ma teibin ka kinni lihtsalt muud moodi ei saa. Lihtsalt niisama tõmban peale, et kas siin on mingisugune spetsiaalne tehnika, ma ei tea. Tõsteking, kui ma seletasin välja, et sügavale kõik ei tee tegelikult, et kand on tõstetud, saad rahus alla minna. Tald on tugev. Millest kand tehtud on? Puust. Mis see lumepall, ma ei tea, et talki sellisena on olemas. Selle tahab käed korralikult kokku teha. 20, 40, 50, 55, 60 korda 2 pea kohal kõiki. Okei, algust tühjaga siis.
hing kinni. See 2009 kordas ka. Maruga oli. Rohkem ei taha või? 60. Oled teinud 60 või? Ma mäletagi. No vaatame. Ma olen sul olemas tagasi. Ma teen siis suutlikkuse nii palju tuleb. See on siis seepärast mul neid ette tuleb. Siis sa paned mind tanki. Jah. Päris raske, aga mõnus. Teistsugused rihmad, tavaliselt jõuksirihmad on silmusega, aga täiesti tavalise rihmaga tehakse tegelikult. Õiged vennad, old school vennad teevad tavalise rihmaga. Paned läbi ja siis mässid ümber kangi. Nüüd on see bratjaška, ma loodame seda õigesti ütlesin. On bratjaška? Ma ei tea, esimest korda kuulan. See selline sõna? Bratjaška. Ma ei tea. Bratjaška ei ole. Ma ei ole vist tõeline enam. Mahub. Sind ei jääks. See on nii kerge. Ei tee, see on soojendus. Kolmesed seeriad kükki rebimist. See on palju raskem kui teha üks raskem rebimine. Ühe tõsted täna siis tema kukli ringi käima. Hästi imelik. Terve elu trenni teinud, aga teed ühe rebimise ära siis. Näed tähekesi. Pane need juurde ja need vedrulukud pane. Käsi või? Ei. Aga... Sind nagu häirib see, et see on vähe ruumi, et sul tekib nagu selline... Ma ei vaata, mul on pilli eeski. Aga ma jõuda.
järgmine on rinnalevõtt kükki. Ainult rinnalevõtt. Rebimistega ei saa absoluutselt täna rahule jääda, et ei läinud päris sügaval alla, ei püüdnud seal kinni. Mõni päev on mingi error sees. Pole midagi. Tubli! Oo, kui märg. Tuleb veel raskem või? No paneme. Siis kui ei viitsi kettad maha võtta, siis tuleb kang peale lihtsalt tõsta.
pudopunktist sain sellise kangi. Kui näete, siis see kang on hästi pikk. Aga miks on siin selline vahe? Teistel ei ole. Teistel kangida sa lükkad ketta siiamaani. Mis point sellel kangi vahel saab olla? Aga vot selline point on siin, et sa saad selle kangi võtta, teha kõike sama nagu tavalise trap-baariga, aga sa saad panna ta ka siia peale. Sõltuvalt sellest, kas raami vahe on pikem või lühem, saad seda tõdukit siin peale hoida ja ketteid peale toppida, teha tagasi maha. Külmaks. Pane kinni. Vaata, kodujõusaali häda on see, et isegi kui sul kõik asjad on olemas, siis sul on see ruum piiratud ja sa pead kangile peale panema, maha võtma, seda pinki paika panema, seda aparaati paika panema. Kui sa teed veel koos, siis on vaja ka nagu oodata. Jaa, et see ajakulu ja pool energiat läheb mingi asjade ümber tõstmise peale, sättimise peale. Jagad kettaid ja kõike. No selline see trenn oli. Esimest korda proovisime kodujõusaalis. Mina proovisin tõstmistrenni teha. Ja väga rahul ei jäänud ausalt öeldes. Palju vigu tegin, et ei olnud seda vibe ja võib-olla see ruumi tunnetus oli teine. Lihtsalt koba võib olla. Et ei läinud piisavalt julgelt kangi alla, nagu ikka. Et oleks pidanud sügavama lüppama ja oleks palju puhtamalt tulnud. Muu oli nagu enam vähem. Sina sai vist hästi hakkama? Ja mina sain isegi raskusi natuke suurendada ja rekordeid teha üle pika aja. Selline ta oli. Keegi tahab infot näiteks, kus kodujõuksi teha, siis võite kirjutada, võite küsida.
kes tahab, võib külla tulla trenni tegema, kui mina maale satun. Et siin suht hästi saab teha. Seniks aga, ma ei tea, järgmine kord kuskil järgmises kohas. Vaatame kaua me neid. Koroonapassi küsi. Jah, okei, davai. Ciao.